autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere head kuulajad, käes on 4. september, autotund alustab. Mina olen saatejuht Hans Tõugas, minu kõrval saatejuht Tarmo Tähepõld, tema nimi. Ja millest meil täna tuleb juttu? Täna tuleb juttu sellest, et meil on saates stuudios üks külaline, kes on saanud sõita uue Lexusega. Lada näitas uue Niva kontsepti ja üllatuslikult ei olegi tegemist koleda autoga. Meil on lahendus välja mõeldud selleks, kui te tahate olla trennis, teha rattasõitu, aga auto on ikkagi mugavam. Paneme kõik asjad kokku üheks. Ja ootamatult on välja ilmunud Apple'i isejuhtiv auto, mida ei pidanud olemas olema, aga ta tegi avarii. Nii see on, aga tänases saates räägime pikemalt sellest, kuidas oleks, kui läheks Eestist autoga laia maailma. Võtaks ühe autoreisi ette. Kui lihtne või raske see on? No nii, hakkame saatega pihta. Uudised. Kuidas teile tundub see september on nagu tarkuse kuu, just kui kõik on suvi on läbi, puhkused on läbi. Kas automaailmas on nüüd hoog sees või? On palju põnevat juhtumas? No uudiste saitides on lugemist rohkem, aga sellist mingit põrutavat uudist veel ei tule. See on ilmselt, siis hakkab tulema sisulisi uudiseid, kui see Pariisi autonäitus, mida eelmine nädal kajastasime, kätte jõuab. Ja nagu ikka, puhkused saad läbi, ametnikud ärkavad, võib-olla hakkab sealt tulema uusi uudiseid ja mõni teeremont võiks ka valmis saada. Vihje Gonsiori tänav. Aga me räägime siis uuest Lexusest. Ja, Lexus UX. Üks nädal või 2 tagasi oli ta korraks Rotermanni kvartalis. Kus nägin, mina ta nägin. Just, siis sellest ei räägitud, aga nüüd on meil stuudios Raiko Ausmees, kes käis seda Rootsis, mis linnas? Stockholmi linnas. Stockholmi linnas ise vaatamas ja seekord sai ka sõita. Ütleme ära ka Raiko Vroomer.ee, on ju? 2 O-ga. Et sa käisid, olid auto sees ja auto liikus ja sina juhtisid autot. No, sa kirjeldad juba peaaegu kõik ära, et millest ma siis hakkan rääkima. Sest et see, mis oli siin Tallinnas Rotermanni pargitud auto, öeldi küll, et see on auto, aga see on nagu tootmiseelne auto, ma istusin sinna sisse ja laest turritasid välja mingisugused LED-laepaneel-tuled. See oli, näha oli, et inseneridel oli vähe veel tehtud tööd, aga sa sõitsid päris autoga. Stockholmis oli siis Lexus UX-i rahvusvaheline lansseerimine autoajakirjanikele ja see on nüüd väga oluline koht sellepärast, et meie seal grupis olid meie regiooni inimesed, aga nüüd läbi nende päevad ennem ja päevad pärast, et kogu maailma autoajakirjandus käib seal Stockholmis ära. Ja miks see on oluline, sest et Lexus näitab sellega välja seda, et kui tähtis on neile Euroopa turg. Ja need 16 sõidukit, mis meile seal välja olid pandud, kõik sõitsid, kuigi ka seal olid väiksed hoiatused, et need on tootmiseelsed autod ja varustused ei pruugi kattuda ja nii edasi. Aga sõitmiseks olid siis ütleme, et kõik erinevad versioonid, muidugi varustuse poolest kõige vägevamad kohal. Ütle kui ma esimene mulje kohe ära, mis auto see on? Kui sellele küsimusele saad sa vastata, mis auto see on? Et mina istusin seal, see ei sõitnud, ma vaatasin silmadega ja oma kehaga istusin ja mõtlesin ja tundus see niisugune auto, mis on, ja siis on 3 punkti. Et kas sul on vastus, mis auto see on? Lähen hästi labast teed või väike linnamaastur. Ja no see on lihtsa vastupanu teed minek on ju, aga jah, ta vist ongi. Ta on luksuslik väike linnamaastur, et kui Lexus siin oma mudelirivi selles mõttes Euroopas tõesti laiendab ja ka kogu maailmas tegelikult laiendab, siis tõesti see UX ja millega see nagu nimi võiks tähendada, et urban experience ehk siis linnas kogenemine ja seiklemine, see tuleb sellel autol kõige paremini välja, sest et ega meile ka need proovisõiduringid seal enamus olid ikkagi sokutatud, sa tiirutasid seal selle Stockholmi vasakult paremale ja paremalt vasakule läbi ja mida ma oskan öelda ühe linnamaasturi kohta, mille on teinud ikkagi luksusbrändide esindaja, kes on sinna kõik oma varustuse peale ladunud kuni selleni välja, et teatud varustustes on ka need samad sport ja sport pluss režiimid olemas, siis kohati nagu see, et meil on linnamaastur,
aga siis mingid asjad on natukene nagu üle võlli ja käivad just selle Lexuse endaga kaasas. aga kas oli luksuslikkust? Minu arust on sellisel puhul see, et kui sa võtad tavalise linnamaasturi ja teed selle premium autoks, siis tihti minnakse sellega alt, et sa istud sinna sisse ja natuke on ikka tavaline. Vot ma selle puhul ei ütleks, seal ongi nagu tore, et Lexus on kõvasti oma selle Lexuse brändimise juurde jäänud ka selle väikse linnamaasturiga, et tõesti, ma ei tea, räägime nendest samast materjalidest ja mingitest istmetest, läbi tikitud mustritest ja asjadest, et see on ikkagi tõesti Lexus ja just, et mis on võib-olla veel oluline, on ju, et väga paljud tootjad suudavad teha ju midagi sellist, mis visuaalselt näeb hea välja. Vaat selle Lexuse puhul on niimoodi, paned selle käe sinna armatuuri peale, siis tahad silitada. Ja on küll, ma olen täitsa nõus, nii vähe, kui ma seda autot ise sain puutuda, aga aga vist sõiduomadustest linnamaasturi kas on midagi ei ole, mis ma tahangi nagu välja tuua, mis huvitav oli, et see üks pikem proovisõiduring, mille peale meil õnnestus ikkagi lõpuks minna, väises sealt kuskilt Stockholmist mõnikümmend kilomeetrit väljas sellist natuke kurvilisemat teed. Jah, sellel autol ei ole nagu meeletut jõudu taga, sellepärast et 2-liitrine bensiinimootor kombineerituna siis teatud variatsioonides hübriidiga ilma, on ju, aga see versioon, millega meil õnnestus see pikem ring sõita, mis siis oli nii-öelda F-sport versioon ja kus need sport ja sport pluss režiimid eksisteerisid, ta läks jäigemaks, ta juhtimine läks täpsemaks, sai nagu niimoodi natukene, ütleme, kangutada ka selle tee peale, on ju, ja siis tekibki küsimus, et nagu selle linnamaasturi ja siis lisad talle sinna natuke midagi juurde, et kas seda on vaja või kas seda ei ole vaja. Kas ostja on sellise asja eest nõus rohkem maksma või ei ole? Mis sina arvad, kas sellest saab Lexuse linnamaasturite seas nüüd ikkagi tugev tegija? Sest ma vaatan, Eesti inimestel ikka läheb see suur on RX on ju ja keskmine, siis väiksem on praegu see NX, on populaarsed ikkagi, muidugi mitte nagu Saksa tootjate omad, aga nad on populaarsed. Aga kas see UX on nende mudelite kõrval kõva trump või? Siin tekib siukene subjektiivsuse ja objektiivsuse küsimus, et mina vaatasin seda sõidukit puhtalt selle pilgu läbi, et 3 last ja missugune või mitmes auto see peres oleks, kui ma tahaksin sellist autot osta. Kas sa paned sinna 3 last? Sinna 3 last ei pane. Paned ikka, aga ainult 1 lapse vanem. Jah, just. Üksikvanem ja 3 lapsega. Üksikvanem 3 lapsega saaks selle autoga hästi hakkama. 3 lapse see kontseptsioon on see, et siis 3 suurt lapseistet ei pane. Sinna ei pane jah, 3 suurt lapseistet kindlasti. Kiitsakam teismeiline see keskele ja äärde. Niimoodi saad kuidagi ära pressida. See on hädavariant, on ju, ehk ta peaks olema peres ikkagi teine, eestlaste puhul ma väga kahtlen, et kas 3. sõidukit peres kasutatakse, aga teise sõiduki puhul ma täheldasin tal veel üks. Lexus UX, sinu pere 3. auto. Aga üks asi, mis veel võib olla, ta ajabki, kui võtta nagu see, ilmselt see auto, ta on mõeldud linnas sõitmiseks, ta ei olegi mõeldud 3-lapselise pere jaoks või siis 3-lapselise pere jaoks, et üks vanematest siis viib lapsi trenni ja tagasi. Sest selle asja teeb vaevatult ära. Kuigi natukene võib-olla see pakiruum just oma suuruse poolest ei hiilga, sellepärast, et kuna teatud varustuses on see sõiduk olemas, nimetame seda siis nelikvööliseks, mis siis, et neid tagumisi rattaid elektrimootor liigutab, see pagasniku põhi on suhteliselt kõrgeks tõstetud, ehk pakiruum on kokku surutud. Kui võtta siin võib-olla mõni konkurent, mis ei ole nii premium ja kes ei paku oma valikusse üldse 4-rattavedu, siis nemad võib-olla hiilgavad selle pakiruumi poole pealt. Kuigi ma jälle kahtlen, et see inimene, kes on nagu Lexust ostmas, kui palju ta sellele asjale üldse tähelepanu pöörab. See on linnaauto, nagu ta ise ütleb. Linnaauto, sa tood oma poest kotid ära, aga ega sa ju seda Euroopa reisi, Lexus ütleb see linnaauto, võib-olla lähed tegema, aga see ei ole peamine. Kuniks su laps ei käi hokitrennis, et kas on näinud hokivarustust, siis see ilmselt sinna ei vaata. Aga samas võib tekkida ju küsimus, et Lexus ja golf. Golf. No näe. Kui 2 last lähevad golfitrenni, siis jääb ema selle auto kätte. Selline kokkuvõte, teeme väikse pausi ja räägime veel uudiseid. Autotund. Venemaalt on uudiseid, autotund jätkub ja Venemaa uudised puudutavad
armastatud ikoonilist maasturit Nivat. ja ka teisi Lada mudeleid. Moskva autonäitusel toodi välja mitmeid olemasolevate mudelite uuendusi, uuemaid keretüüpe, lahendusi ja lisaks näidati Niva kontsepti. Tuleb tõdeda, et kontseptautod on alati ägedad, on neid teinud aeg-ajalt ka Lada, aga seekord on vähemalt disaineritele, arvutidisaineritele korralikult raha makstud, sest see Niva isegi, kui sellest tuleb ainult pool nii-öelda saab tõelisuseks, siis on see ikkagi korralik edasiminek võrreldes selle mudeliga, mida siis praegult mida toodetakse vist aastast 70. See vana hea ikooni. Ja visuaali mõttes just, et eks tehnika on sees arenenud, aga see uus Niva kontsept sõiduk on, mis ta on siis? Kui me peaksime raadioteel, üritame paari sõnaga edasi anda inimesele, mida see Ladas on. Ta on hästi ulmeline, aga ilmselt eesmärgiks saab olema ikkagi selline korralik maastikusõiduk, mille poolest Nivaga praegult tuntud on. Selline Suzuki Jimny tüüpi asi. Et ma arvan, et seal seda sellist iluasju võetakse vähemaks ja jäetakse seda robustust. Ta on üsna robustne, kõrge äärega ja... Aga lisaks näidati ka Lada, ma väga tihti Vene autode saitidel ei satu ja neid pilte vaatama. Võib-olla peaks. Ja need autod, mis seal olid, Vesta, X-Ray, Granta, ilmselt peaks 2-3 aastat testi tegema, aga visuaalselt ja niimoodi jätavad nad juba väga tugev selline Dacia tase, et ilmselt hinnaklassilt kõigelt, et kui sa istud sinna sisse, ma arvan, see sama koputama hakkad seda autot läbi, siis tunnan sama, et ma ei teagi, mis neid Eesti turult jätkuvalt eemal hoiab, kas mingid euronõuded või ikkagi klientuuri pole? See mälestus. Aga mälestused ju, ma arvan, et mingitel generatsioonidel võiks ju Ladaga nagu väga head olla, et see, ma arvan, pigem ei ole takistuseks, aga ega ei ole Lada ilmkeelu tõesti niimoodi, ma kahtlustan nende euro 6.2 ja kõik, mis siin kätte on jõudnud, et see on pigem see küsimus, sest et kas selle sama Vestaga mitte ju sellega isegi sõidetakse mingit ringrajasarja, et võiks ju autot olla rohkem kui veel. Pigem, kui siin seda paralleeli Daciaga tuua, siis disainis isegi mingites asjades ju ütleks on parem, aga me ei tea ju seda pikka elulugu sinna taha. Ja just, et ilmselt ainuke võimalus, juhul kui nad saavad oma euronormid korda tulla, on see koreakate sellega, 5 aastat garantiid, esindus või siis tehas neelab kõik need, mis iganes vahepeal juhtub, kannab, ma ei tea, turunduskuludesse ja täheldasin selle peale, sa ütlesid see korealaste 5 aastat garantiid, siis tegelikult uudistest nüüd just ju käis läbi ju, küll see oli Soome uudiste lehel veel, Eestis ei ole täheldanud, aga Hyundai ka 7 aasta peale. Kas nad juba ei ole? Tegelikult ma tahtsingi öelda 7, lihtsalt nad tulid vist 5-ga ja siis hakkasid kõik järgi tulema ja siis nõuded, et meil on 7. Mulle meeldib see ralli, see võiks nii edasi minna. Jah, ei tegelikult küll. Aga Hyundai'ga oli see, et nad olid vist mingite mudelitega ja kampaaniatega kuidagi 7-ga, aga nüüd Soome uudistest käis läbi, et 7 aastat läbisõidupiiranguta. Aga kasutan võimalust juhuks, kui meid kuulab, kas siis oli äkki Cat5 esindaja, et kevadel ju näidati maamessil äkki seda Lada Niva praegust versiooni, mida isegi nagu Eesti hinnakiri oli tekkinud. Küsisime ka proovisõiduks ja käisime nagu kassid ümber palavpudru, ma tean siin mitmed teisedki väljaanded, et juhul kui see võimalus on jätkuvalt ei ole saanud, et kuidagi kadus ära, et kui see pudru jätkuvalt laual on, siis hea meelega haukaks. Ma Moskva auto näitust maindes, mulle meenub, me eelmine saade rääkisime, et Renault uue linnamaasturi välja ja just tuligi Moskvasse välja see sõiduk, mille nimi on Arkana, Renault Arkana, mis mulle seostub kohe ämblikaga, sest arachnofoobia on nagu ämbliku kartus. Arkana on tegelikult hoopis siis see kupee linnamaastur. Jah, me nüüd jälle peame siin kõik ilmselt kolmekesi kratsima kukalt tänapäeval, kas on veel mõni autotootja järgi, kes ei lisa sinna, kas linnamaasturi või sedaani kerele nagu seda, et kupee sedaan ja... Arkana näeb välja nagu see BMW X6 natukene, aga selline natukene... Ja Mersu ja Bemmi ja sinna kuskile ja... Et Renault on ka nüüd see olemas, kui te seda, see on teie maitse. Siit niimoodi ümber nurga Hansu arvutit piiludes, siis meenutas mulle korraks, minu arust on kõige ühtepidi nagu kihvtim või samas ka jaburam auto on see Volvo S60 CC, mis on sedaan, aga kõrge.
see tundub nagu vanasti kõvemad mehed panid laadale hästi sellised kõrged vedrud ja siis ta istus teest selline, nagu see taha on auto, aga tagumine ots hästi kõrgel, aga noh. Aga Arcanat me saame siin kas järgmisel aastal maitsta äkki alles. Vist alles nüüd tõmmati nii-öelda lina pealt ära ja vaata, kuidas paigutatud. Moskvas näidatakse, kuigi tegelikult Pariisi autonäitus veel tulemas, et mida see nagu Renault sihtide tuleviku suhtes. Nad on, neil on ju, minu arust oli Renault, kellel on ka Laadas seal osalus, et neid Laada uudiseid presenteeriti ka seal, sõna Renault oli mitu korda sees. Russian Connection on sellega, Vene side on sees. Jõuame veel paar uudist ära rääkida, võib-olla, kui on sinna uudislikku. Me rääkisime, et Apple teeb autot, seda on siin ka ümber nagu poleva pudru on käidud selle teema, et kas see õunafirma oma telefonide ja arvutsete kõrval on siis tahab 4-rattalist teha. Nüüd on Apple ise selle paljastanud, nad olid sunnitud siis liiklusavarii kohta teate tegema California sellele mootorsõidukite osakonnale. Teatas, et avarii juhtus selle sõidukiga. Mida ennem ei olnud, leitasime. Minu arust oli, kas see vahepeal lausa päris kindel oligi, tõmmati nagu uks kinni öelda, et ei, Apple ei arenda ise juhtivat tehnoloogiat. Kuigi samas seal osakonnast töötas edasi 500 inimest või umbes selline nad hästi aktiivselt ei arendanud seda edasi, nüüd on tulemus käes, avarii. Oleks pidanud edasi arendama, on ju. Aga see asi ei liigu neil väga suure kiirusega. Õnnetus juhtus kiirusel 1 miil tunnis. Sõitis nende Lexus, mis oli varustatud mingisuguse Apple'i lisatehnoloogiaga. Kui ühele väga tihedga liiklusega kiirteele sõitis sellele Apple'i autole tagant sisse, eks, Prius. Vaat siuke avarii juhtus. Nii et veel ei saa vett peale tõmmata, et ei oska teha autosid. Oota, neile sõidad sisse? Okay. Prius sõitis siis sisse Apple'i autole. Veel ei saa vett peale tõmmata, et nad ei oska autot teha. Aga Ameerikas on hästi raske praegult salaja isejuhtavat autot arendust, neil on kohustus registreerida kõik õnnetused, et sa ei saa niimoodi poolte omavahelisel kokkuleppel, et ärme räägi, las ta olla. Maksame kinni. Veel väga vinge uudis, siis, mis riigist, ma ei teagi, aga üks Audi A4 omanik sai aru, et võib-olla oli kuulnud, et tervislik on sõita jalgrattaga, saad värskes õhus, jõuad ka oma sihtkohta, saad füüsilist koormust, hingad värsket õhku, aga ta armastas oma autot vist nii palju, et ta ei tahtnud autost lahkuda ja siis ta ehitas oma auto ümber ja tulemuseks on siis Fit Car, on selle asja nimi. Auto, mida sa juhid, aga auto juhi kohal on sees trenažöörilaadne ese ja auto gaasi funktsionaalsus, et auto kiirendaks on seotud selle vändaga, pedaalidega. Mida rohkem sa väntad, seda kiiremini auto sõidab, aga pidurdamise osast ma aru ei saanud täpselt. Muidu klassikaline kiviaja auto, et istud autosse auto, hakkad aga jalgade kaugu lükkama ja läheb. Et tõeline absurd. Et kunagi on üks naljamees ehitanud ka Porsche 911 GT3 peale. Et seal on küll lihtsalt ongi seest on puidust raam, sees on nagu jalgratas, aga väljast näeb välja nagu kuldne GT3. Ainult kui sa teda eest otse vaatad, siis on näha peeniksed jalgrattarattad, mis tal igas 4 nurgas asuvad. No võt, aga see oli muidugi Hollandis, jalgrattamaa ikkagi Holland, miks mitte, seal on võib-olla, isegi kui sul on auto, siis tegelikult on sisse peetud jalgratas, Eestis siin julle veel asi ei ole, aga kui me tahame Eestist sõita ära autoga, siis tuleb autoröis ette võtta ja me räägime sellest pikemalt pärast väikest pausi. Autotund, läheb edasi, lähme autoga reisile. Me Raiko Ausmees Ruumerist kohal, Tarmo Tähepõld, Hans Lõugas olen mina, me oleme Geeniusest, me oleme kõik selle suvel käinud autoreisil, võib-olla paljud meie kuulajad on käinud ka ja see tähendaks, et juttu jätkus kauemaks kui saunakeris kuum on. Aga meil on eetri, püüame olla kontsentreeritud ja teile võib-olla siis anda natuke nõu ja mõtteid sellest oma reisidest. Räägime kõigepealt sellest, et kui kauaks võiks autoga minna, enne kui me lähme, või tegelikult veel parem küsimus on, miks üldse autoga minna reisile, kas ei ole? Näeks Tarmo alustada, miks sa läksid autoga reisile ja miks sa arvad, et võiks ka teised minna? Kõige lihtsam ja loogilisem põhjus on see, et see on palju odavam. Kui sa ei taha minna ainult ühte kohta ja kui sa oled suutnud saada näiteks rohkem kui 1 lapse ja kui ta on juba üle 2 aasta vana, et kui te vaatate reisipakkumisi ja näete, et ülisootsad hinnad, ma ei tea, Ameerika Ühendriikidesse või okei, võtame Euroopa, pilet ainult 200 €, siis pereinimene korrutab selle kohe 4-ga ja siis hakkavad asjad paika loksuma ja siis sa saad aru,
siis hakkad vaatama autoreisi võimalusi. Kui palju see odavam siis on? Ütleme, mis me mõtleme, sa ei lähe autoga Lätti, me räägime ikka pikemast sõidust. Võtan lihtsa sutsaka, kui mina käisin 2 suve järjest olen käinud Horvaatias, see suvi ma lihtsalt sõitsime sealt Horvaatiast veel edasi, tulime nagu... Mitu kilomeetrit on Tallinnast Horvaatiasse? Zadarri, mis on kuskil Horvaatia keskel, on 2300 kilomeetrit. 2300 kilomeetrit. Suvehooajal, vaata, see on see, et sa autoreisile sa lähed ka siis, kui põhiline puhkustooaeg, et pileteid naljalt kuskile Splitti või Rijekas, hoolimata sellest, et linnas on kuskil suured plakatid, kuidas piletid alates 25 eurost, siis sa ei saa neid. Okei, see on väga... See on seda, et 4 korda 200 eurot lennuk, 800 ja siis koha peal on vaja liigelda ka. Raiko, kas sul on ka mõni põhjus veel, miks autoga on hea minna reisile peale selle, et soodsamaks saab läbi? Tegelikult ühe Tarmo mõtte juurde ära, et sa näed lihtsalt väga palju rohkem, sa saad selle marsruudi peale jätta endale igasugu asju ette, sest päeva lõpuks tegelikult, kui sa ka lennukiga sinna Rijekasse lähed, siia ega sa ju, on muidugi ka neid, kes võtavad saunalina kaasa ja lähevad viskavad randa külili, aga keskmiselt ikka inimene ju tunneb veel huvi, et mis seal on või kus seal on, ikka sa võtad rendiauto. Ma arvan, et mul ei ole ükski nagu lennureis, kus ma niimoodi olen kas pere või sõpradega, me oleme ikka rendiauto lõpuks võtnud ja siis sa oled sunnitud liikuma. Teine küsimus ongi, et mis on su selle nagu sõidu eesmärk või siht, et siis sa jätad endale tee peale midagi huvitavat. Sellepärast, et ma ei tea, Tarmo kirjeldab natuke kiirelt oma seda Horvaatias käiku, aga ega mina ei ole päris kordagi niimoodi, et nüüd istume kõik autosse siit hommikul kell 4 ja õhtuks peame kuskil kohal olema. Ikka mingisugune selline paindlikkus on sees, et see on ikkagi puhkuseks. Absoluutselt põhiline, mida ma soovitsin ka ühes reisirubriigis näiteks ööbimisega on see, et kui sa hakkad Eestist minema, jõuad, sõidad, mingi hetk enam ei viitsi, vaatad, mingi paar tundideks veel, võtad bookingu lahti ja siis vaatad, sa saad viimase hetkel, eriti kui sa ei otsi kuskile kesklinna, vaid mingi ma seekord ööbisin Poola linnas, ma ei suuda seda hääldada, Šešostova, see on Lodžist edasi. Sa võtad täpselt 2 tundi enne planeeritud saabumist, võtsin bookingu lahti 40 euroga suur hotellituba perele. Kui te nüüd kuulate seda juttu ja siin mõtlete, et mingisugused autohullud on käinud ja teevad seda asja, aga see ei ole mulle, et see on, nemad on eksperdid. Siis mina olen teiega, head kuulajad, samas paadis, ma ka ei uskunud seda juttu. Mina ei uskunud ka 2 aastat tagasi, kui ma esimest korda läksin, ma arvasin, et me pöörame Läti all tagasi, kõik olid vaimselt selleks valmis, et see reis ei jõua eales Horvaatiasse. Nii et uskuge, me oleme teiega selle kogemused läbi kogenud ja just see majutuse broneerimise väga viimasel hetkel jätmine on kaval mõte. Ma tegin seda ka see suvi sinu soovitusel ja kui vähegi tsiviliseeritud piirkonnas liigud on ju, mis ikkagi Euroopa on väga tihedalt asustatud, sa saad ikka ja saad hea pakkumise on ju. Mina toon siia juurde teise mõõtme, kuna meie nagu reisiring ja siht oli päris palju peatusi ka Austrias ja see oli ikkagi juunikuu ja ilmad seda lubasid, siis meil olid kaasa pakitud ka kõikvõimalik, ütleme siis matkavarustus on ju. Ja mingid korrad me ööbisime, võtsime siis lahti, vaatasime selle mingi kämpingu koha endale on ju. Ja oleme ausad, tegelikult see on ka ikka mega, kui sul on super hea ilm, sa tõmbad need, mul on 5 liiget peres on ju, ehk 2 telki sinna lahti ja sulle veel antakse siukene mõnus plats, sellepärast et ükski eestlane ei kujuta ette, mis tähendab nagu meil on kui midagi telkimisest või kõigil võib-olla, ma ei tea, kas kangastub, aga kõigil mõte liigub siukse RMK platsi suhtes on ju. Siis Okkad ja sääsed, jah. Nüüd on nagu Eestis ka tegelikult tekkinud neid niisuguseid kämpa ja neid kohti. Seal on Austrias siis sa maksad ilusti viisakalt oma selle telgikoha eest ära, olenevalt sellest kämpast, kas on lisaraha eest või sama raha sees sul igasugused veed, elektrid, pesemisvõimalused on ju. Ja minu üllatuseks, nagu ma arvasin, et äkki me oleme ühed vähesed seal nende telkidega, sest et Kesk-Euroopas ikkagi paljud liiguvad ringi ju nende motorhome'idega, ehk siis autosuvilatega. Aga tegelikult on neid telkijaid seal päris palju liikumas ja see on ka täiesti üks optsioon ööbimise jaoks, kui sa nagu, tervet reisi mina nii ei suudaks. See on kohe muidugi aus. Olgu, vaheldust. Aga arvestades meie saate fookust, esimene küsimus, kõige tähtsam küsimus võib olla see, et mul on näiteks reisiseltskonnas, ma ei tea, 4 inimest, ilmselt 4 pereliiget.
ma sõidan nendega siin Eestis, Tallinnas, oma kodulinnas mõnusalt. Kui palju suuremat autot mul on vaja nüüd, ma lähen Euroopasse reisima? Ei ole, selles mõttes on üks autoreisi väga suur eelis jälle lennureisi ees on see, nagu Raiko ütles, et sa saad kõik asjad kaasa võtta. Aga selles mõttes sa ei pea peast lolliks minema, et sa ei pea 46 tollist telekat sinna taha tõstma. Aga näiteks meil on kaasas kogu aeg 2 tõukeratast, ideaalne linnas liikumiseks 2 lapsega. Nad ei väsi ära, neil on lõbus. Ma ühe korra kevadel topsin lennureisile ühe tõuksi sinna alla antavsse pagasis. Päris retse võttis terve kohvritäi ära ja et sul saad asjad kaasas olla. Ja teine, uuesti nagu laste juurde, et enamus inimesi, kes on käinud nüüd nagu sõitmas, päris palju sõpru on seda hakanud tegema. Samamoodi kõik kardad issand, lapsed ei pea ju vastu. Kuidas? See on suhteliselt, ma olen 90% kindel, et peale Riiat on need lapsed autos täiesti teistsugused, kui nad on siin Tartu-Tallinn lõigu peal. Nad lähevad sellesse rütmi, see kõik nagu tõb kaasa, sa ütled, näed 2 tunni pärast jõuame sinna kohta, tunni pärast teeme seal peatuse. Mina olen veel selle nipi nagu, ma ei tea, kas see nipp on, õnneks on nagu mul vanemad lapsed, poisid, kes on 8 ja 9, nad on ise natuke niisugused kaardi atlashuvilised ka, nende jaoks teeb asja lihtsamaks täpselt sama, mis Tarmo ütles, et kui me jõuame sinna, siis viskad neile veel mingisuguse teedeatlase või mingi kaardi näppu, näed, kuule, kaugel me nüüd oleme, kas me oleme siin? Ja tegelikult reisi planeerimise ajal see 9-aastane natukene sirvis ka seal mingisuguseid asju ja guugeldas ja vaatas ja ta tegi isegi ettepanekuid, mida võiks vaatama minna ja me käisime neid asju vaatamas. Siis on selle lapsel ka nagu mingisugune tahtsiht, mina tahtsin ju sinna minna ja nüüd me saame sinna minna. Et ma ka kõige pisem saab alles 4, see laste pärast muretsemine on nagu asjatusest, et üks asi on kindlasti see, et eestlased kõik liiguvad Eesti sees ja sul on mingid kindlad marsruudid, et ma ei tea, mingi suvekodu Otepääl või käite Pärnus suvel. See ongi lihtsalt lastele on see asi juba igav, aga kui sul seal jätame kiirteed kõrvale, aga mingisuguseid väiksemate teede peal mingisugune asi tekib või siis lastele veel reisimiseks, lihtsustamiseks või mingid siuksed lihtsalt nagu mäng välja mõelda, et no ma ei tea, loetlege kokku, mitu veoautot nüüd tunni ajaga vastu tuleb, esimene kord võib-olla nad ei taha seda teha või siis mängida lastega mingit, et ma ütlen ühe sõna, sa ütle järgmine looma nimi, mis siis ka lõpeb selle tähega. Mingid siukste asjadega natukene seda tegevust ja asja lastele tekitada ja muidugi, kes on nagu nõrgema närvilised ja ei suuda lastele nii palju tegevust pakkuda, siis alati meil on ju täna kõiki nutiseadmeid, internet üle Euroopa. Kuigi seekord ei läinudki üldse vaja, mul lihtsalt autos neid ei ole pooldanud. Saadki öelda näiteks, et 2 tunni pärast võib jälle, jah, just täpselt. Ja, et sa ei tee on ju ka väga äärmuslikult. Ja veel üks soovitus, ma kirjutan teie jutule kõigile alla, veel üks soovitus on see, et paljudel inimestel on viimane CD-mängija jäänud autosse veel üldse majapidamises. Väga huvitav on audioraamatud lasta. Et veedab aega, on põnev ja või siis aitab tukastada, kui ei ole nii põnev. Aga teeme väikse pausi ja räägime veel väga olulistest nippidest. No nii, autotund, läheme edasi, me oleme kõik käinud autoreisil, eestlased käivad sul üha rohkem, samas on paljudel inimestel ikkagi veel palju hirme, ebakindlust ja lihtsalt sellest, et teadmatusest. Jagame mõnelt oma reisilt saadud kogemusi. Me rääksime sellest, et viskame lastele atlase kätte ja jälgivad, kuhu minna. Aga ise see atlas kätte võtta. See, millest me räägime, olgem selged, see on ju see, et me räägime Euroopa Liidus reisimisest. Et on ju vahe selles, millise ilmakaare suunas minna. Kui ida poole minna, siis on vaja teisi dokumente või teist kindlustust. Jah, mina praegult seda promo teen küll puhtalt ainult Euroopa Liidu. Puudub kogemus ja ka endal selline ettevõtlikkus, et liikuda näiteks rohkem idasuunas või lausa Aafrikasse minna. Jah, see on midagi muud. Sa lähed Schengeni piirkonnas, meil piirikontroll ei ole, piirid on lahti ainult sõida, eks? Just. Aga midagi tuleks ikka arvestada, sest midagi liikluses eri riikides teistmoodi. Hakkame minema Eestist lõuna poole, kiiruskaamerad on juba igal pool, isegi Lätist tulevad nad vastu. Lätis on väga palju kiiruskaameraid alles hiljuti paigaldatud, ma kardan, et mul hakkavad need ümbrikud tulema. Ümbrikud tulema, jah, sest
ja rääkides samast kiiruskaamera asjast, siis meil siin uudistes käib, et kas Eestis hakatakse keskmise kiirusega või ei hakata, pane Waze käima, Leedus sa juba neid hoiatusi saad, Leedus juba keskmist kiirust mõõdetakse, sama ka põhja pool tegelikult on ju. Aga me liikusime kõik kolmekesi sinna lõuna poole praegu. No eks see ränne on niimoodi ikkagi suvel. Siis kiiruskaamerate juures põhiline on see müüt või küsimus, kas ma pean maksma välismaale saadud trahve? Ei, no see on selles mõttes, et kui keegi tahab seda katset teha, me hea meelega oleme Geeniuses nõus seda kajastama, aga no lähiriikide Läti oma kindlasti mina maksaks ära. Et tasub ikka maksta vist. Ja päris kiiresti jõuavad nüüd kohale ka. Jõuavad kohale ja jah, et need ilmselt oma IT-suutlikkuses on nii suureks, et ja mingi riikide vaheline koostöö, et mis ju tegelikult on tore, ega siis liiklus peabki olema rahulik ja vahel ajab siin meie liikluses ka närvi, kui sa näed, et see välismaa numbriga auto ja kihutab, on ju. Aga kuidas võõras kohas, kui ei ole just 100 kilomeetrit teada marsruuti õige teel leida ja mitte segadusse sattuda, mis asi teil on teil telefonis kogu aeg navigeerimise äpp lahti või? Google Maps. Tegime isegi siukest katsetust abikaasaga, et panime ühes telefonis siis Waze'i ja teises Google'i natukene erinevat. Ja siis hakkasid rooliga mõtlema, kuhu pöörata? Natuke erinevate loogikatega, kuigi see kaardi taust ja see on kõik seal sama, aga puhas vahe on selles, et täna veel Google Maps ei hoiata kaamerate eest, on ju, ja ehk see siuke sotsiaalne ja see pool on seal Waze'is, nii et keda nagu huvitab see pool, võtke Waze, muidu Google Mapsiga saate ilusti, mõlemad arvestavad juba teatavate ummikute ja selliste asjadega. Mina tahtsingi just selle ummikute asja, et kui te ei ole tihedalt välismaal käia ja te arvate, et see roaming ja kõik, et igal juhul võtke see välismaa internet ja makske see pärast see, mis iganes väike. Sest minul oli Milano lähedal konkreetselt juhus, kus ma sõitsin ja üks hetk ütles Maps, ma leidsin sulle tund kiirema marsruudi. Võtsin ja 100 meetrit hiljem ma nägin, kuidas see sama kiirtee, kust mina maha pöörasin, oli, ma sõitsin paralleelselt selle kõrval ja seal oli ummik, seal oli jõhker ummik. Et see, kuna sa olid ühenduses, Google Maps teadis, et seal tuleb ummik ja juhatus. Kohe arvutas ja saatis mind ümber, muidugi mõnikord paneb ta puusse. Ja mul oli Austrias täpselt samasugune näide, et saadab mind nagu, üks asi saadab nagu viadukt varem maha, teine ei saada, mõtled, et no hea küll, keerame siit viadukt varem maha, sest et selle maha pöörde ära vaatad, siuke pikk riviautosid seisab, mõtleb, ju siis läks hästi. Et jah, et ärge kartke seda interneti kulust, see ei ole nii suur, me oleme Euroopa Liidus, ei ole võimalik enam see, et sa tuled reisilt ja sul on 500 eurone arve, sest sa kasutasid Google Mapsi. Just. Välja arvatud juhul, kui satute Šveitsi oma rännakutes, see ei ole Euroopa Liit. Aga Šveitsis minu paketis vähemalt oli see, et ta ei käinudki minu Euroopa Liidu paketi sisse, saatis mulle sõnum, palun osta omal eraldi maht. Ma ei ostnud ja istusin Šveitsis ummikus. Päriselt ka, minu kõige suuremad ummiku ja siuksed ajaraiskamishetked olid see 4 tundi läbi Šveitsi. Kus sa ei saanud kasutada elektroonilist abi? Jah, sest et ma ei raatsinud internetti osta. Oskame navigeerida, täpp ütleb kuhu minna, aga ikkagi on ka teistel Euroopa teedel asju, mida Eestis sõites ei ole harjunud. Teemaksud, nii, väga hea. See on see, mida tuleb reisi eelarvesse arvestada, et Tšehhi, Austria, Ungari. Sloveenia, Ungari, seal on vinjett, aken on pärast koledaid klepekaid liiga palju infot, nii võtame ükshaaval. Ma olen kuulnud sellist küsimust, et see teemaksud läheb ikka korralik põnts, et äkki ma saan sõita sealt selle kalli tee kõrvalt tasuta teed pidi sinna oma sistriiki välja sinna Vahemere äärde. Kus juures ma nüüd enam korraks nagu selles kohas vastuse võlgu, et kumb see nüüd mul oli, see Slovakkia või Sloveenia. Ühes riigis ma seda tegin, sest et mul oli teda nii väike jupp vaja nagu läbida ja tagasi tulles ta mul tee peale ei jäänud ja ma võtsin meelega selle käänulisema ja pisema tee, saab hakkama. Aga kui sul on nagu mingisuguse sihtkohta jõudmine, kui sa läbid ka pärast seda riiki, sest tavaliselt need on mingisugused 7-10 ja nii edasi päevased nii-öelda maksud, mis sa ära maksad, siis igal juhul on lihtsam ja kiirem võimalus minna seda otse ja sirget. Ja tegelikult ka liiklusohutuselt, kui me räägime nüüd, et mis veel siis nagu on teistmoodi, kiirused on teised, siis seda kiirust ei tasu tegelikult karta, sest päeva lõpuks on vähemalt minu arvamus, et see on ohutum liiklemine. Jah, et see piiramatu kiirus on ainult Saksamaal, aga ma ütlen, minu kogemus alates peale Varssavit, kus on juba väga head kiirded,
veel Poolat ei tasu enam karta, kui sa lähed mööda neid põhiteid, on väga hea, ka enne Varssavit, kus alles mõnda lõiku ehitatakse, on täiesti imeline sõita. Aga peale Varssavit on selline ühtne liiklusvoog on 140 pluss. Et seal on 130 lubatud, selline, sa näed, 3 rida, et lõpuks ja niimoodi selle kiirusega lähed Horvaatias välja. Teemaksude suhtes tasub teha eeltöö, et kus riikidesse lähed. Sa mainisid, et mõnes riigis on ju vinjett, Slovakkia, Sloveenia. Ja see on see, et ostad ette, kleebid esiaknale. Ja mina olen saanud selle trahvi kätte Sloveenias pärast piiri ületamist. Esimesest tanklast sõitsin mööda ja tanklast siis 1 kilomeetri järel oli politseipatrull, kes võttis seal hulga juhte maha. Et kohe, kui te jõuate piiri pealt üle, kohe vaadake ringi, et kus saab osta seda. Sest aga et piiriületuskohtades on ka väga selgelt see, vaat need infotahvlid, nendele tegelikult tasub, minul on seal üks sihukene väike trikk, mida ma olen alati teinud, ega see seal seisma ei jää, võta too maad telefoniga pilt, küll sa siis võid zoomida ja vaadata, et mis seal täpselt oli, aga sellele teemaksule nagu tasub tähelepanu pöörata ja mitte sellega jokutada ja oodata. Väga hea trikk. Olgu, sõit on selge, tee on selge, kõik on makstud, ongi mured murtud ja siis on Euroopa avastamiseks valla või? Kas sihtkohad, Euroopa on suure lai, igaüks teab, kuhu minna, kuhu tahab. Et kas sa võtad omale temaatilise puhkuse, mõtled rohkem perele, kui palju rannas. Mina hästi halb etteplaneeri oli nimelt kõigepealt 5 päeva rannas, siis hakkasime üle Itaalia minema ja siis autoportaali töötajale meenus mulle, et ometigi Milano all on Ferrari muuseum, Lamborghini muuseum, Alfa Romeo muuseum. Ja käisid ära? Ja ei, käisin Alfa Romeo saint austusest oma perekonna vastu, et ei saa kogu puhkust selle peale. Kui sa sõidad 1000 kilomeetreid Eestist sinna lõuna poole sooja otsides, siis me sõidame, aga kõht läheb tühjaks. Kas teil on mingeid häid nippe sellega osas, et oleneb, kui nõudlik sa oled. Osta autos peab olema kogu aeg midagi, mis aitab ära hoida paha tuju, aga üldiselt sa pead olema väga suur gurmaan ja toiduteadlane, et sa viitsiksid hakata seal kiirde ääres olevast linnast otsima söögikohta, mis on hea, sest et kiirde ääres on ainult tanklad. See sama bagett, see sama... Mina muidugi lähenesin, kuna... me käisime keskmisest suurema sõidukiga, mul on lihtsalt igapäevaseks liikmeliseks, kuna igasugused muud hobid ja asjad nõuavad, siis mul on selline 8-kohaline buss ja sinna võib ju, kui Tarmo ütles, et sõiduautosse võib lõputult tõukerattaid panna, siis sinna võib peaaegu kõik kaasa võtta selle 46-tollise televiisori, on ju. Aga meil oli kaasas ka selline kastike matkavarustust, priimus, nõud ja nii edasi, sest et oleme ausad, iga päev lõunaks kabanossi ei taha, siis sai teinekord ka väga lihtsa vaevaga mingisugune supp või makaronid või midagi, sellepärast, et kiirteede ääres need samad peatumiskohad on ilusti olemas, suurtes riikides küll eelkõige mõeldes siis veoautojuhtide peale, seal on need lauad, toolid, mõni on varikatusega, mõni ilma, võtad rahulikult, jääd seisma või ikkagi jääd seisma, sõidu pealt ei teinud suppi. Sõidu pealt suppi ei keeda, et see seisma jäämine on tegelikult ka väga mitmes asjas vajalik, et sa sätid omal need tualetipeatused, jalga sirutada, ükskõik kui palju sa lastele lõbustusi mõtled, see, kui nad vahepeal seal saavad ringi joosta, muuseas nendes samas peatuspunktides on tegelikult sellised lihtsamad mänguväljakud olemas, et see ongi see laps on seal juba 300 kilomeetrit autos ära olnud ja sul on see päev näiteks teine 300 veel ees, siis lasete vahepeal sinna ronima ja rippuma ja lastel on veel üks suurepärane võimalus või oskus, eriti väiksematel lastel. Nad saavad sõpradeks teise riigi lastega, rääkides omavahel üks oma kodukeeles, teine oma kodukeeles ja mitte mingit probleemi ei ole. Ja siis võib olla teinekord, ei tohi liiga kauaks sinna mänguväljakule jääda, siis võib juba pisaratega lahkumiseks minna. Ennastumine võib toimuda. Jah, see on tõesti hea trikk ja väiksed kiiruskatsed ja jooksuvõistlused tanklamurul, see aitab siis jällegi natukene seda pikka istumist leevendada. Aga üks võib-olla selline väga lihtne asi, aga mis tasuks üle korrata inimesele, kes autoreisi plaani peal läheb kiirteele. Me rääkisime kiirteel sõitmisest. Mis te ütlete, kes pole varem kiirteel sõitnud? Hoia paremale. Hoia paremale ja kogu aeg vaata peeglisse. Sul võib olla, sa oma arust, sa sõidad, ütleme, vasakust, teed kellestki mööda sõitu ja vaatad, ees on veel üks, et ma ei hakka siit reast ära minemagi. Kogu aeg vahi peeglis. Mine alati sealt reast ära, kui kedagi paistab tagant. Ja. Just, sest nad kohalikud teevad seda sama, kuigi, ja siis nad nõeluvadki niimoodi, aga
vasakus reas on ainult siis, kui sa teed konkreetselt sel hetkel möödsõitust, muidu sa ajad kohalikud närvi ja Saksas võib selle eest trahvi saada, kui sa seal vasakus reas elama jääd. Ja ärge kunagi tehke nii, et kui te sõidate aeglasemalt, ei taha nii kiires tempos sõita ja teie taha tuleb siis veok, millel on kiiruspiirang, siis ta hakkab teist mööda minema, siis te ärkate ja kiirustate minema, siis te lähete selle inimese väga vihaseks. Et arvestage teist. Ühesõnaga see kiirtee värk, et seda ei pea kartma, sa ei pea sõitma kiiresti. Võtad rahulikult hoiad sinna samasse, nagu Hans ütles, et paremasse serva ja võid kulgeda täiesti mõistliku kiirusega. Lihtsalt see annab su reisile tegelikult väga palju juurde, kui sul on mingisuguseid kohti ja hetki, kus sa saad seda kiirteed kasutada, sa tõesti jõuad kiiremini kohale, sellepärast et meie Eesti mõistes, isegi kui see Tallinn-Tartu kunagi peaks saama 4-realiseks, siin on see distants nii väike, aga kui sul on vaja, ütleme, 800 kilomeetrine päev teha, siis sa näed, kuidas need kilomeetrid vähenevad ikka jõuliselt, kui sa seal saad selles mõnusas kiirtee tempos ja seda ei tasu peljata. Täpselt, me saime siit väga palju tarkust ja nõuandeid ja julgustust. Julgustust, just nimelt, et kui tegelikult see distants 2-3 tuhat on kohale sõitmiseks, sest koha peal sa võid neid teha 100 kilomeetrisid päevi, sa võid teha 3 päeva, et sa ei liigu mitte kuhugi. Et ma ei tea, kui sa lendad Taisse, siis sa pead ka oma lapsi ju pluss lennujaamad mingi 10-12 tundi peavad nad istuma ühe koha peal, see on mõnest veel õudsam. See ei muuda üldse seda fakti. Ja ma ütlengi, et ega seda reisi, miks minule see autoga sõitmine kõige rohkem meeldib, me näiteks ei venitanud oma päevi, seal võib-olla kõige pikemad otsad olidki mingisugused 700 kilomeetrit kokku sai pea 6500 sõidetud, on ju. Tegidki mingisugusest ühest linnakesest teise, me läksime siit mööda seda Poola üldse põhjarannikut, on ju, mis on väga lahedaid linnakesi täis, on ju. Ja samamoodi mägedes, et ega sa ei kulged ja peatud ja jääd seisma ja lähed jälle edasi, et sa ei pea seda endale nagu, mõned pelgavad ka seda, et läheb tead jubedaks transpordiks, aga sa võid ju rahulikult selleks kohale minemiseks ka endale võtta, seesama, ütleme siis Horvaatia, sa võid sinna minna nagu, ütleme 1,5 päevaga, sa võid sinna 3 päevaga ka minna, on ju. See on natuke selles reisi planeerimises asjas, kui palju sul seda aega on kohale jõudmiseks, kohal olemiseks ja tagasi tulemiseks vaja, on ju. Nauding, et sa ise enda aja peremees. Ta ei sõltu mingist lennugraafikust, ma pean kell 5 ärkama lennujaama ronima, seal 2 tundi tiksuma. Kui te olete nüüd koolikohustusega seotud, siis jätke meie tänane saade meelde, salvestage endale, laadige alla ja tehke järgmiseks aastaks plaanid. Kui ei ole, siis palun, et julgustame neid, võtke kas või kohe rool ja pöörake Euroopa poole, kas või põhja, läände, lõunasse ja katsetage. Ega põhjas on ju ka praegu hakkab ju seal, kaugemal põhjas hakkab ilus aeg, kus Ruska on see ilus. Tõmbab kõik see, mis neil see madalmaastik seal on ju, et läheb kõik punakaks ja ilusaks ära ja teistpidi lõunas on veel soe. Valikut on, head sõitu, aitäh kuulamast, Autotund tagasi järgmisel nädalal.